Tere kõigile! Täna lahendame koos ühe eksami ülesande. See ülesanne on pärit 2019. aasta matemaatika põhikooli lõpueksamist ja see on ülesanne 2. Ülesandes 2 tuleb siis lahendada võrrandid. Tihti on eksamil mõni ülesanne, kus tuleb võrrandeid lahendada. Ja siin sa näed, on 2 eraldi võrrandit, ehk siis siin ülesandes tuleb meil eraldi ära lahendada esimene võrrand, kus on tundmatuks x, ja siis lahendada teine võrrand, kus on tundmatuks y. Võrrandite lahendamiseks peab sul olema omandatud siis teatud eelteadmised. Esiteks peavad olema sul selged tehted ratsionaalarvudega, mida hakatakse õppima juba algklassist ja tegeletakse 6. ja 7. klassis. Siis pead sa teadma võrrandi põhiomadusi, mis on 7. klassi teema. Samuti 7. klassis peab olema selged tehted üksliikmetega. 8. klassis õpid sa tegema tehteid hulkliikmetega ja korrutamise abivalemeid ning 9. klassis õppisid ka ruutvõrrandi lahendi valemit. Nüüd siin on meil lahendamiseks 2 võrrandit, aga sina tegelikult põhikooli ajal oled õppinud lahendama siis erinevat sorti võrrandeid, et sa oskad lahendada siis lineaarvõrrandeid, võrdekujulisi võrrandeid, lineaarvõrrandi süsteeme ja ka siis ruutvõrrandeid. Ja kui me hakkame lahendama, siis näemegi, et millisteks need võrrandid siis tegelikult osutuvad, et kuigi siin on ruudumärk, tundub, et äkki need on ruutvõrrandid, aga kui me natuke lihtsustame, siis saab meil peagi selgeks, et mis liiki võrranditega üldsegi tegemist on. Ja alustame lahendamist esimesest võrrandist. Kirjutame selle siia alla eraldi välja ja kindlasti ümberkirjutamisel tuleb vaadata, et kõik märgid saavad õigesti, sest et iga väiksemgi miinus, mis läheb kaotsi või miinus, mis läheb kogemata plussiks, viib meid juba siis valele teele. Nii, tegemist on siis võrrandiga, seda näeme sellest, et meil on siin tundmatu ja meil on võrdusmärk. Ja esimene asi, mis võrrandi lahendamisel teha tuleb, on siis viia see võrrand üldkujule, et me näeksime, et mis liiki võrrandiga tegemist on ja seejärel saame valida siis lahendamise skeemi. Üldkujule viimiseks tuleks kõigepealt meile sulud lahti teha ja siin me näeme, et on sulgudes ja ruudus siis summaruudu valem, nii et peame seda kasutama, et sulgudest vabaneda. Ehk võtame esimese liikme ruutu, korrutame 2 liiget ja korrutame veel 2 valemi järgi ja teise liikme ruutu ja siin avame siis lihtsalt sulud, eks ole, ja kuna miinus on sulu ees, siis teine muutub plussiks. Nii, sulud on avatud. Nüüd jällegi, et siit natukene tuleb siis teha tehteid üksliikmetega. Sa näed, et siin on 2 sarnast üksliiget, 4x ruudus ja -4x ruudus. Need saab siis ära koondada. Tähendab seda, et meil enam ruutliiget ei ole, mis tähendab omakorda seda, et see ei ole ruutvõrrand, vaid me näeme siin ainult nii-öelda lineaarliikmeid ja vabaliikmeid, ehk siis meil on tegemist lineaarvõrrandiga. Lineaarvõrrandi lahendamiseks tuleb viia siis tundmatuga liikmed vasakule poole ja arvud paremale poole. Ja pea meeles, eks ole, et kui sa viid mingit liiget teisele poole võrdusmärki, siis tema ees olev märk muutub. Et nii nagu siin on +1 vasakul pool, kuna ta on vaba liige, ma pean ta viima paremale poole ja seetõttu ta muutub -1. Nii, nüüd mul on siis vasakul pool lineaarliikmed, paremal pool vabaliikmed, saan need kokku arvutada, saan, et 8x võrdub -16 ja kuna võrrandi lahendamine tähendab x-i väärtuse leidmist, siis tuleb mulle see vaba liige jagada x-ide kordajaga läbi ehk 8-ga ja saan kätte, et selle võrrandi lahend on x võrdub -2. Nüüd on meil esimene lineaarvõrrand lahendatud. Siin ei ole eraldi öeldud, et peab tegema võrrandile kontrolli, aga mina alati soovitan kontrolli teha, sest võrrandite lahendamine on üks väheseid teemasid matemaatikas, kus sa saad ise oma tööd kontrollida. Ja selleks tuleb siis see tundmatu leitud väärtus asendada esialgsesse võrrandisse. Nii et näete, siin ma juba asendasin selle
igale poole ära, kus muidu olid x-id siin, eks ole, 2 korda x, siis siin 4 korda -2 ja siin sulgudes ka -2. Ja selle tehte nüüd sa võid siis kalkulaatorisse kõik näiteks sisse sisestada või saad ka peast arvutades ja selle vastus tuleb 15. Siis eraldi tuleb välja kirjutada ka parema võrrandi poole väärtus, seal ei olnud x-i sees, nii et see jääb samaks 15. Ja näeme, et need võrrandi pooled tulevad meil võrdsed. Öeldaksegi, et vasak pool võrdub parema poolega ehk meie vastus oli korrektne. Ja lahendame ka teise võrrandi. Selleks, et me jällegi näeksime, et mis liiki võrrandiga tegemist on, peame me seda sellisel meile antud kujul olevat võrrandit natukene siis lihtsustama ja teisendama, ehk siis viima üldkujule. Üldkuju tähendab see, et meil on vaja siis tundmatuga liikmed viia ettepoole, vabaliikmed tahapoole ja siis me näeme, et mis võrrandiga meil üldse tegemist on. Nii nagu eelmises ülesandes esimese sammuna, et üldkujule viia me hakkasime sulge avama, siis siin on tõesti ka sulud olemas, aga siin on sees ka murd, nii et kõigepealt tuleb murdudest vabaneda. Ja selleks tuleb kogu võrrand läbi korrutada nende murdude ühise nimetajaga. Kuna meil on siin ainult üks nimetaja, siis sellega me läbi korrutamegi terve selle võrrandi, ehk siis iga liikme korrutan 3-ga. Ja ma saan siis sedasi, et siia tuleb mul laiendajaks 1, sest et kui ma selle nii-öelda jagatud 3-ga korrutan 3-ga, siis on vastus mul 1. Ja teistele liikmetele tulevad laiendajaks mul siis 3, et need ma pean lihtsalt 3-ga korrutama. Ja kui ma nüüd uuele reale selle ümber kirjutan, siis enam mul seda murdu siin ei ole, et nüüd mul on lihtsalt ühe rea peal kogu see võrrand kirjas. Kui ma murdudest olen vabanenud, siis nüüd saan minna sulgude avamise juurde. Ja siin on siis vahe ruuduvale, seda sa pead teadma. Nii et tuleb siis valemi järgi lahti kirjutada see vasak pool, parem pool on sama. Ja nüüd sa näed, et siin on ainult üks ruutliige y-ruudus, ehk ta ei hakka välja koonduma, ma ei saa midagi siit kokku arvutada, mis tähendab seda, et siinkohal on tegemist ruutvõrrandiga. Sa pead teadma, et ruutvõrrandil on oma üldkuju, mis tähendab seda, et kõik liikmed peavad olema vasakul pool ruutliige, vabaliige või tähendab lineaarliige ja vabaliige ning sellisel juhul saame kasutada ruutvõrrandi lahendi valemit. Nii et hakkame seda ruutvõrrandit viima siis üldkujule. Viime kõik liikmed vasakule poole ja nüüd saame sarnased liikmed jälle koondada ehk -4y - 6y teevad kokku -10y ja 4 + 12 teevad kokku 16. Nüüd on mul olemas see ruutvõrrand üldkujul. Selle ruutvõrrandi lahendamiseks võin ma kasutada mitut erinevat lahendusvõtet. Esiteks ma võin kasutada siis seda ruutvõrrandi lahendi valemit. Teiseks, kuna see on taandatud ruutvõrrand, ma võin kasutada ka taandatud ruutvõrrandi lahendi valemit. Ja kolmandaks, ma võin kasutada ka Vieti teoreemi. Mina kasutan siinkohal lahendamiseks ruutvõrrandi lahendi valemit. Ja selle jaoks kirjutan välja siis ruutliikme kordaja, milleks on siis 1, lineaarliikme kordaja -10 ja vabaliikme 16. Nüüd need 3 arvu saan ma siis asendada selles lahendi valemis. Ja olen tähelepanelik, et kuigi valemis on siin märgitud x, sest et üldkujus on välja kirjutatud, et tundmatu on x, aga kuna meie tundmatu on y, siis siin alguses on kindlasti y. Paneme siis valemi järgi täpselt need arvud siin õigetesse kohtadesse, siia -b ehk vastandarv b kordajast, või tähendab lineaarliikme kordajast b võtame vastandarvu, see on siis 10, siin paneme selle lineaarliikme kordaja ruutu ja -4 korda a korda c. Nüüd selle juure all oleva avaldise saad sa omal kalkulaatoriga välja arvutada või ka peast välja arvutada ja saame, et siia tekib 36 ja loomulikult sa juba tead, et ruutjuur 36 on 6. Nii et oleme saanud, et y võrdub 10 + -6 jagatud 2-ga. Ja nüüd tulebki mängu see pluss-miinus, ehk et y1 arvutamisel ehk esimese vastuse arvutamisel kasutan ühte märki, plussi,
siia tuleb siis 16 kahendikku, mis on võrdne 8-ga ja y2 arvutamisel kasutan siis miinusmärki. 10 miinus 6, 4, 4 kahendik on 2. Nii et need ongi minu siis 2 vastust sellele võrrandile. Nüüd jällegi, võrrand on lahendatud, aga mina soovitan teha kontrolli. Ja kuna siin on 2 vastust, siis tuleb teha ka 2 kontrolli selle esialgse võrrandiga. Paneme siis kõigepealt selle esimese vastuse 8 võrrandi vasakusse poolde. 8 miinus 2 on 6, 6 ruudus 36, jagatud 3-ga on 12. Ja paremale poolele ka siis paneme selle 8 sisse, ehk 2 korda 8 miinus 4, kirjutame välja. Ja see tuleb samuti 12, mis tähendab seda, et esimene vastus sobib meile siia ülesandesse hästi. Ja kontrollime ka teise lahendi üle. Selleks siis asendame selle teise vastuse ehk 2 siia võrrandisse. 2 miinus 2 on 0, 0 ruudus 0, 0 kolmandik on 0. Ja asendame selle 2-ga paremale poole. 2 korda 2 miinus 4 ja see vastus tuleb jällegi 0. Ja vasak pool võrdub parem poolega, ehk ka see teine lahend sobib meie võrrandi lahenduseks. Ja vaatame üle ka sellise ülesande hindamisjuhendi. Eksamil on siis hindamisjuhend ette nähtud ja välja kirjutatud, mille eest siis punkte saab anda. Esiteks saab siis punkti siin summaruudu valemi kasutamise eest, siis saab punkti sarnaste liikmete koondamise eest ja võrrandi põhiomaduste rakendamise eest. Nii et 3 punkti tuleb siis esimese ülesande lahendusega. Edasi siis teises ülesandes saab 1 punkti siis vaheruudu valemi kasutamise kohta. Teine punkt, siin on nüüd 2-punktine nii-öelda oskus on võrrandi põhiomaduste kasutamine ja 2 punkti ongi siis selle eest, et sa suudad selle murrust vabaneda siin ja oskad ka siis üldkujule viia. Siis sa saad punkti selle ruutvõrrandi lahendi valemi kasutamise eest, et sa oskad seda kasutada. Ja viimane punkt tuleb siis selle eest, kui sa oskad need vastused siin välja arvutada. Nii et kokku on see ülesanne 8 punkti. Kui sul on raskusi võrrandite lahendamisega, siis kindlasti vaata üle, et sul need eelteadmised oleksid omandatud, sest et iga võrrandiga kaasnevad alati siis need sulgude avamised, murdudest vabanemised, üldkujule viimised ja nende rakendamiseks ja läbiviimiseks on sul kindlasti vaja korralikke eelteadmisi. Aga jällegi, mida rohkem sa harjutad, seda paremaks sa saad ja ma usun, et õige pea tuleb sul võrrandite lahendamine ka päris hästi välja.